Isamaa vaidluste kuulajad, me oleme jõudnud tänase 3. vaidluseni ja selle teema on miski, mis 25 aastat tagasi kahe Eesti avalduses väga selget kohta ei omanud, aga mis tundub tänastes aruteludes üha päevakajalisem. Ehk siis me räägime kultuurisõdadest, sellest, mis need on, kelle vahel need toimuvad, kas nad üldse toimuvad ja mis on nende järelmid, millega me peaks arvestama. Ja meil on täna jälle 3 ettekandjat, Martin Ehala, Oudekki Loone ja Marek Tamm. Ja esimesena annan sõna Martin Ehalale, kes on keeleteadlane, täna Postimehe arvamustoimetaja ja võib öelda, et paljusid käivitav mõtleja. Ma kasutan siin võimalust rääkida korraks aastast 2001, kus mina olin gümnaasiumi õpilane ja pean ütlema, et too aeg meid käivitas Martin Ehala mõte hoopis teises suunas. Nimelt me tajusime, et tema eesti keele õpikud olid liiga liberaalsed oma sõnakasutuses. Nii et tegelikult meie esimene kohtumine leidis aset umbes sellel ajal, kui siis teie tudengid, kes olid meil praktikal, kutsusid sind kohale seletama meile, mida tähendavad need sellised onomatopoeetilised väljendid, mida me eesti keele tööviisikutes kasutama pidime. Näiteid, ma täpselt ei mäleta, aga need olid stiilis sõnad jõngerdama ja siis tekkis meil küsimus, kas need õssis on, mis on ka tänasel päeval muidugi väga aktuaalne küsimus. Nii, aga Martin Ehalale sõna, palun. Aitäh ja sa tegid väga õige alguse, sest ma tahtsingi nagu öelda kõige esimesena asjana seda, et ma ei ole kogu aeg olnud sotsiaalne konservatiiv. Et oli aeg, kus ma olin liberaal ja ma ei taha öelda, et kui ma noor olin, ma olin liberaal 90-ndatel ja 0-ndatel ja põhjus ei ole mitte minu vananemises, vaid põhjus on selles, et ma olin ja olen ka rahvuslane samal ajal. Ja kuskil 2010. aasta paika ma hakkasin tajuma, et see liberalism, mis on tegelikult 60-ndatest alates kogu aeg nagu arenenud nagu progressiivsemas suunas, ühel hetkel, ja see oli kuskil 2010, kui Merkel ütles, et multikulturalism on läbi kukkunud, umbes siis hakkasin ma ka tajuma, et need 2 asja, see, kuhu liberalism on arenenud ja kuhu ta areneb ja rahvuslus ei sobi kokku. Ja rahvusluse all ma ei mõtle niisugust rahvuslust sellepärast, et kuidagi identiteedi pärast. Ma võtan rahvuslust kui sellist vormi, mis tänapäeval on ühiskonna normaalseks toimimiseks vajalik. Ja minu arusaamises selline normaalne toimimisviis. Rahvus on vajalik ühiskonnale. Ja kui ma nägin, et liberalism ja rahvuslus lähevad omavahel vastuollu, siis see hakkas mind häirima ja kui ma läksin Ameerikasse 2015 sain Fulbrighti stipendiumi, siis seal oli parasjagu kultuurisõda käimas kõige karmimatel lainetel, sest see oli Hillary Clintoni ja Donald Trumpi esimese nagu valimiskampaania aeg. Ja see minu veendumus süvendas ja sealt tuli ka see esimene raamat, mis üritas seda analüüsida. Mu teine raamat üritab samamoodi aru saada, et kus me oleme selle liberalismiga ja mida see kultuurisõda tähendab ja kuhu me peaks sellega liikuma. Ja täna ma siin ütlen seda, et kultuurisõda, et me võiksime võtta metafoorina jällegi kui paradigma vahetust. Et Toomas Kuhni järgi teaduses siis, ma arvan, kõigile teist on see siin teada juba varasemalt, aga lühikene definitsioon on ka ja ma tahaks tähelepanu juhtida, et kui me räägime paradigma vahetusest, siis tihti öeldakse, üks paradigma tuleb, teine läheb, aga küsimus selles, miks üks läheb ja teine tuleb. Ja see Kuhni definitsioonis on öeldud hästi, et kui vana paradigma jookseb kokku, ehk satub selliste vastuolude ette, millele ta ei leia lahendust, jääb koha peal ketrama, et see on see hetk, kus siis tõenäoliselt tuleb uus paradigma, mis pakub parema seletuse. Ja ma ütleks kultuurisõja kohta samamoodi, et kultuurisõda on 2 moraalisüsteemi selline omavaheline kemplemine, sest moraalisüsteemid, eriti need, mis siin praegu vastamisi on, liberaalne ja konservatiivne,
neil on nagu teatud põhimõttelised erinevused selles, mis on moraalsed väärtused. Kumbki, mõlemad on samal meelel, et on olemas mingisugused kõrgemad moraalsed väärtused, millest ühiskond peab lähtuma. Neil on isegi samad väärtused, aga see, mille üle vaieldakse, on see, millised on primaarsed, millised on tähtsamad väärtused ja millised on vähem tähtsamad väärtused. Ja seal on see kogu see diskussiooni tuum, lihtsalt hierarhia, väärtuste hierarhia on üles ehitatud teistmoodi ja selle üle vaieldakse. Niisiis, ja hästi lühidalt ka, et kui me vaatame seda praegust meie peavoolu väärtussüsteemi, moraalisüsteemi, tegelikult on ta sealt valgustusest pärit, ta on teinud läbi arengu ja minu arvates eriti kiire arengu on ta läbi teinud sellel sajandil, aga juba kindlasti peale teist maailmasõda on muutus ta oluliselt siis seetõttu, et see vana paradigma, millele oli valgustuseelne ühiskond üles ehitatud, see toona ammendas ennast ja see uus paradigma, mida me tunneme siis tänapäevase võrdsus, vabadus, vendluse väärtuste järgi, see pakkus lihtsalt parema viisi sellele, kuidas ühiskonda korrastada. Ja miks ta parema viisi pakkus sellest kohe natukene lähemalt ja siin see vabadus, võrdsus ja vendlus on ka hästi lühidalt slaidi peal kirjas. Vabadust mõistetakse siis klassikalises liberalismis negatiivse vabadusena kõigepealt, et inimesel on ühiskonnas õigus toimida vabalt ilma riigipoolse sekkumiseta nii palju kui võimalik, ilma surveta. Võrdsus, kõik inimesed on võrdselt väärikuselt ja õigustelt ja sõltumatu tema päritolust, inimese päritolust ja vendlus, põhimõtteliselt solidaarsuse küsimus, kõik ühe eest, see, millele on hiljem rajatud siis sotsiaalhooldesüsteem, pensionid, meditsiinisüsteem, heaoluühiskond tervikuna. Nüüd toona, kui see süsteem tekkis, siis Euroopa populatsioon või rahvad Euroopas olid 1000 aastat arenenud kristluse tingimuses ja see tegelikult on olnud suur ühtlustaja. Ja see suur ühtlustaja tegi võimalikuks võrdsuse ideaali, sest kogu kristliku voorussüsteemi alusel toimuv kultuuriline ja geneetiline valik, looduslik valik, siis ühtlustas inimesi selles osas, millised nad olid oma võimetelt, huvidelt, suhtumistelt ja arusaamadelt. Teisest küljest siis surmanuhtlus ja kogu see Euroopa suhteliselt karm karistuspoliitika tegeles põhimõtteliselt eugeenikaga, eks ole, elimineeris geeni tiigist välja hullemad variandid. Muidugi kunagi ei saa neist täiesti lahti, sest selliseid asju, mida ainult üks geen nagu kontrollib, on vähe. Enamik intelligentsust, isiksuse omadusi, temperamenti ja muid inimese selliseid sotsiaalsemaid omadusi mõjutavad geenid on ikkagi komplekssed, hästi paljude geenide koosmõjust. Ja viimane kollektiivne identiteet toetas solidaarsust, see, mis juba kristliku kultuuri üks tuumväärtusi on olnud. Nii et selle põhjalt sellel hetkel, kui valgustus tuli, olid need võrdsus, vabadus ja vendlus olid suurepärased ideed, mis aitasid ühiskonda edasi liigutada. Nüüd. Ja see liikumine toimus paar sajandit päris kenasti, toimus kenasti põhiliselt seetõttu, et vana kristlik süsteem ei kadunud ära kohe, vaid hakkas hääbuma tasapisi ja eriti kiiresti eelmise sajandi 60. aastatest alates. Ja paralleelselt selle ajaga alates siis teise maailmasõja lõpust, kui inimõiguste ülddeklaratsioon vastu võeti, siis hakkasid need samad vabaduse, võrdsuse ja vendluse ideaalid arenema järjest kiiremini. Ja nüüd see, mida ma väidan, ongi, et üksikisiku õigused muutusid nii tähtsaks, et kollektiivi vajadused seati tahaplaanile. Ja teiseks see, et kui inimesed on võrdsed,
siis seda ei vaadelda enam niimoodi, et me oleme seaduse ees kõik võrdsed, vaid seda vaadeldakse niimoodi, et meil on vaja statistiliselt saavutada, et erinevad sotsiaalsed rühmad saavutaksid samu tulemusi, et neid oleks erinevates ametites sama palju, et neid oleks ülikoolides sama palju ja nii edasi ja nii edasi. Et liberalism on läinud sinna, et on hakatud taotlema võrdsust ka selles, et kui me oleme kõik võrdsed oma loomult ja olemuselt, siis järelikult kõik, milles me ei ole võrdsed, on tingitud keskkonnast. Järelikult me peame seda keskkonda nii kaua muutma, inimesi nii kaua nügima, kuni me saavutame selle, et kõik sotsiaalsetel rühmadel oleks proportsionaalselt samaväärsed väljundid. Ja solidaarsuse idee, kui seda arendada äärmusesse, tähendab avatud piiri. Miks me peaksime kodanikele tegema eeliseid? Miks? Inimesed on ju kõik. Ja sealt tuleb see mitmekultuurilisus, sest ma ei jõua sinna kaugemale väga minna, aga kuskil selle sajandi vahetusel toimus ka nagu minu meelest oluline nihe mitmekultuurilisuse mõtestamisel, kui sinnamaani seda võis tajuda, et me oleme kenad ja suhtume hästi vähemustesse, aga põhimõtteliselt pikas perspektiivis me ikkagi eeldame, et toimub assimilatsioon, siis sellel sajandil on hakatud vaatama asjale strateegiliselt, iga inimese, tema vähemusidentiteet on oluline, seda tuleb hoida ja see on isegi tähtsam kui rahvusidentiteet. Ja siis ongi, et need reeglid, mis toimisid hästi kultuuriliselt ja geneetiliselt homogeenses ühiskonnas, need enam ei toime hästi globaliseerunud maailmas, kus immigratsioon on laialdane ja siis nii-öelda isikuvabadused on arenenud nii kaugele, et ühiskonna vajadusi eriti enam tähele ei panda. No ja siis viimaseni tulekski jõuda nüüd see, et kui me oleme nüüd sellises olukorras ja minu väide, ma olen täiesti nõus Indrek Neiveltiga, kes ütleb, et süsteem on mäda, jah, see süsteem sellisel kujul, need meie peavoolu väärtused, nii-öelda liberaalsed väärtused, tegelikult ei taga selle ühiskonna jätkusuutlikkust. Et põhimõtteliselt oleme liikumas nii-öelda kaose poole või mingisuguse ühiskondliku anoomia poole ja vaja on mingisugust lahendust. Senikaua, kui me tunnistame, et kõik on võrdsed, meil on väga raske astuda siit samm tagasi. Ütleme, et kuulge, et me siiski ei taha enam, et me oleks kõik võrdsed. Me lepime palgalõhega, me lepime nende asjadega, me lepime sellega, et tegelikult me transsoolisi ei aktsepteeri. Kujutage ette, et kas see on võimalik selles praeguses moraalisüsteemis? Põhimõtteliselt ei ole, eks ole, siin olemegi me selles nagu väga keerulises ja raskes olukorras. Geneetika viimased 10, populatsiooni geneetika näitab, et populatsioonid ei ole võrdsed. Ei ole võrdsed võimetelt, huvidelt, isiksusomadustelt ja paljudelt muudelt näitajatelt. Ja seega me ei saa taotleda, me ei saa esiteks uskuda, et keskkond on põhjustanud kõik erinevuse. Osa erinevustest, pool vähemalt, on põhjustatud geneetilistest faktoritest. Ja see seab piirid võrdsustamisele. Nüüd, kui me läheme edasi selle võrdsustamisega nii, nagu me siiamaani oleme läinud, siis me oleme põhimõtteliselt samas olukorras, nagu majanduslik kommunism oli. Et üritas kõike ära võrdsustada ja tagajärg oli see, et nivelleeris ühiskonna sellise nagu arenguvõime. Ja ma väidan, et täpselt sama oleme praegu selle probleemiga, kui me vaatame kõiki ühiskonnarühmi võrdselt ja tahame, et neil oleks kõigil võrdsed väljundid. No ja ma ei tea, kuhu see läheb. Inimõigused tõenäoliselt lähevad moest, identiteedipoliitika läheb ära. Mingisugune AI põhine meritokraatia, see nagu Hiinas on sotsiaalse krediidisüsteem. See on lahendus sellele, et kuidas saada üle siis, et me stereotüüpide põhjal ei hakkaks inimesi vaenama. Ainuke vahe ongi vahe teha, kui me teame iga konkreetse inimese sotsiaalset krediiti, siis on see, mille põhjal me anname talle hinnangu. Me ei pea nagu vaatama näkku, et et ta on seal mustlane, järelikult ta on selline. Me teame selle inimese kohta. No ja kui nüüd kokku võtta, eks ole, selline üldine filosoofiline kokkuvõte on säärane, et 20. sajandi moraalifilosoofia jõudis sellise koha peale, kus tõsteti käed üles, et me ei tea, milline moraalisüsteemi alus on. Et ei ole mingit ratsionaalset nagu võimalust selgitada, milline neist süsteemidest on parem võrreldes teisega. Ja kõige parema argumendi, kõige tugevamad argumendid esitas niinimetatud veateooria, mis ütles, et moraalisüsteem on lihtsalt inimestele enese käitumise õigustus.
et nagu käitumusest lähtuvalt tehakse moraalisüsteem ehk siis absoluutne relativism. Nüüd see, mida ma nagu väidan ja ütlen, et ühiskonnad, et moraalisüsteem on teatud mõttes selline evolutsiooniline tööriist. Evolutsiooniline tööriist, mille eesmärk on tagada ühiskonna jätkusuutlikkus, kestlikkus ja konkurentsivõime. Nüüd see on väga mitmeparameetriline süsteem, see moraalisüsteem. Ja ta on mitmeparameetriline seetõttu, et keskkonnad ühiskondadel erinevad ja geneetiliselt populatsioonid erinevad. Ja see on ka põhjus, miks meil on moraalisüsteemide paljusus kultuurides. Erinevad kultuurid vajavad erinevaid moraalisüsteeme. Mõned vajavad mõne koha peal rangemaid reegleid, mõned teised vähem rangeid reegleid, mõned vajavad ühte suurt jumalat, mõned teised ajavad läbi ilma jumalata nagu siis hiinlastel, eks ole, nende süsteem. Ja küsimus on, tegelikult me keegi ei tea, milline süsteem on õige. Et ma olen öelnud seda, et inimesed valivad omale moraalisüsteemi, ajalugu paneb trumli käima, evolutsioon vajutab päästikule. Kui oled valinud õige moraalisüsteemi, on kõik hästi, järgmine tõmme ja nii kaua, kuni siis kultuur lõpuks hääbub. Ja ajalugu näitab, et nad ikkagi hääbuvad aeg-ajalt. Kõik minu poolt. Suur tänu ja teeme siit väikse teema fookuse vahetuse või lähenemise vahetuse. Ja järgmisena saab sõna Oudekki Loone, keda võiks iseloomustada kui ettevõtjat, nagu on slaidi peal, aga minu meelest võiks lisada ka sotsiaalse õigluse eest võitleja väga erinevates rollides, nii kodanikuaktivistina, omal ajal akadeemilises maailmas ja ka Riigikogu liikmena. Palun, sõna sul. Aitäh. Alati, kui viimase paari aasta jooksul, kui mult küsitakse, kes ma olen, siis ma kirjutan alati igasugusest kõikidesse formularidesse ema. Ja mitte keegi ei pane seda pärast avalikult siia niiviisi peale. Ikka leitakse, mõnikord guugeldatakse, leitakse, et ma olen ikka midagi muud. Et nii palju siis liberalismist ja õigusest ennast ise määratleda. Aga kui härra Ehala rääkis ajaloolist ülevaadet, siis ta rääkis reeglitest, mis kuidagi arenesid ja paradigmadest, mis kuidagi muutusid. Jättes targu mainimata, et inimühiskonnas asjad alati ei muutu ise. Et seal on keegi, kes neid muudab. Ühiskonnas on keegi, kes teeb reegleid. Ja ma arvan, et on väga oluline rääkida või vaadelda ühiskonda ka läbi sellise võimu perspektiivi. Läbi selle, kes otsustab, millist paradigmat parasjagu kasutatakse. Et kui me jõuame diskussioonini, siis ma loodan, et ma saan selle meile juurde anda. Nüüd, mis juhtus keskklassiga? Miks kultuurisõda on klassivõitlus? Keskklass on selline ühiskonnakiht, kes elab mugavalt, kellel on kindlus homse osas. Keskklassil on elukoht, mille eest ta ei muretse, ta teab, et ta saab puhkusele minna, ta teab, et ühel hetkel ta saab pensioni, ta teab, et kui ta jääb haigeks, siis ta saab ravi, ta teab, et tema lapsed saavad normaalset haridust, ta on kindel. Sellepärast on ta tihti natuke konservatiivne, sellepärast, et kuna keskklass tahab teada, mis ette toimub, siis kui ta teab, et mingid reeglid kuidagi on ja kaitseb neid reegleid, siis tal on lihtsam olla. Aga kõik tingimata ei ole. Et ütleme, et üks pool keskklassi on vabadus, võrdsus, vendlus, aga ega see Jumal, isamaa ja perekond ei hävinud Prantsuse revolutsiooniga ära, et see püsis ja püsib siiamaani. Nüüd majanduslikus mõttes keskklass on üldiselt kättesaadav olnud väikekodanlastele, aga kindlasti möödunud sajandi 60-70 aastatel ka töötajatele. See on viimastel, ütleme, umbes 50 aastal hakanud ära kaduma. Ja praegu, kui ma ütlen, et keskklass on see, kes elab mugavalt, väga paljud ütlevad, et aga see ongi ideaal, et mis mõttes see on ju rikkus. No, tegelikult ei ole rikkus. Ja selleks, et seda analüüsida ja miks kultuurisõjad on keskklassi hävitamise taga, vaatame korraks need majanduslikud klassid üle. Tänapäevases kapitalismis on laias laastus 3 erinevat klassi. Need on töötaja, väikekodanlane ja suurkodanlane. Ma ütlen suurkodanlase kohta kapitalism, sellepärast, et siis ta on lihtsalt mõistetav.
Ja kes on töötaja? Töötaja on see inimene, kes peab äraelamiseks müüma oma tööjõudu. Tal ei ole alustamiseks kapitali. See, mida ta majanduses teeb, on see, et ta võtab kauba, mis on tööjõud, vahetab selle tööjõu siis kapitali vastu, et saada uusi kaupu. Ühesõnaga, töötaja on see, kes müüb tööd. Väikekodlane on see, kellel mingi kapital on olemas. Tema oma majanduslikku ringlust alustab kapitalist. Tema muretseb kapitali eest kaubad, et kasvatada nendest suuremat kapitali. Ehk siis väikekodlane müüb asju, tooteid, teenuseid, mida iganes. Tema ringlus on kapital, kaup, kapital. Ja suurkodlane ehk kapitalist on see, kellel seda kauba asja üldse ei ole vaja. Temal on kapital ja ta laenab seda välja neile, kes võiksid seda kapitali suurendada ja talle tagasi anda. Sinna kuuluvad pankurid, investeerimisettevõtjad, kõik need inimesed, kes tegelikult, kelle majandusringlus on ainult kapitali sees. Ja ühesõnaga, tema müüb kapitali. Ja nemad on need, kes tegelikult on kapitalistlikus ühiskonnas võimul. Ehk siis viimase alates kuskil 19. sajandist hegemoonia, kultuuri, avaliku moraali määravad nemad. Ja on olnud edukad, sest nad on suutnud veenda teisi klasse teatud osas seda endal, sellist oma hegemooniat omaks võtma. Nende hegemoonia loomulikult on liberaalne, sest see on neile kõige kasulikum, kuni praktiliselt nihilismini välja. Kapitali loomiseks on vaja, et ei oleks piire, kapitali loomiseks on vaja, et mingisugused traditsioonid või kultuur ei piiraks seda, kui vabalt saab uut raha luua. Noh, kõik muidugi ei ole nihilistid. Paljud ütlevad, et et riiki on vaja turuplatsi korras hoidmiseks kõike seda, mida me tegelikult ka näeme. Seal on sees palju asju, aga põhimõtteliselt liberalism püsib sellepärast, et seda on suurkapitalile vaja ja nad hoiavad seda üleval. Nüüd, väikekodlastele on põhimõtteliselt liberalism kasulik, sest see annab neile eelispositsiooni töötaja ees. Väikekodlasel on töötajat vaja. Muidu keegi tema kaupu valmis ei tee. No, ja suurkodlasel on vaja nii väikekodlasi, kes korraldavad kaupade tootmist ja hoiavad siis töötajaid kontrolli all. Seniks kuniks me ei ole kõik ära mehaniseerinud. Nüüd, väikekodlane ühelt poolt näeb, et mina olengi ühiskonna mootor, see, mida minu ettevõttus, minu fantaasia, minu riskivalmidus, jättes samal ajal nägemata, et ilma töötajateta sellest riskivalmidusest või fantaasiast ei oleks väga palju kasu. Et ta jätab alati selle rolli mainimata. Ja teiselt poolt selline on väga paljud ka nii-öelda traditsionalistid, kes ütlevad, et mina aus range oma kätega ehitan, võitlen oma perekonna eest, selline keskaegne draakonitega võitlev rüütel võiks selle peale öelda, et need on siis kaks stiili väikekodlasi, kellele mõlemale on liberalism olnud kasulik. Ja olnud väga palju kasulik sellepärast, et see oli kõige parem relv töölisklassi klassiteadvuse ära hävitamisel ja töölisklassi võimule kerkimisele piiri panemisel. Ja see oli see, mis toimus eelmise sajandi 70-ndatel, eelmise sajandi 90-ndatel koos majanduslike võtetega. Globaliseerimine ja detsentraliseerimine ei ole mitte, et me teeme efektiivsemaks. See on võtte, et vähendada töötajate võimalust ühendada. Sest kui väikekodlased saavad olla liberaalid ja suurkodlased saavad olla liberaalid, siis töötajad ei saa. Töötajatel on see kahjulik. Töötajatel on vaja maailma, kus kollektiividel on õigused. Töötajatel on vaja sellist klassiteadvust, defineerimist töötajana, sest nende vahendid saavutada sellist maailma, mis neile sobib, saavutada rikkust, head äraolemist, saavutada seda keskklassi, eeldavad ühistegutsemist. Streigid, kollektiivläbirääkimised, kõik muud niisugused asjad. Ja see on see, miks töötajad automaatselt ei ole liberaalid ja miks nende klassiteadvus tuli kõigepealt ära hävitada. Millega saadi hakkama, nagu me paraku teame. Ja nüüd on käes väikekodlaste kord. Ja see, mida me näeme, selline kultuurisõda, on suunatud kõigi nende väärtuste poole, selle moraali poole, mida väikekodlased on oma moraaliks pidanud.
Osaliselt sellepärast, et hävitada ära nende kuuluvustunnet, mis on palju lihtsam kui töötajate puhul, sellepärast, et nende klassiteadvus on alati olnud nõrgem. Ja osaliselt sellepärast, et lükata neid vaidlusse, mis on iseenesest liberaalne vaidlus. Vaidlus moraali üle jääb alati liberaalseks vaidluseks. Võime vaadata paari näidet, näiteks hinnanguliselt 6-7% Eesti inimestest puudub ravikindlustus. Kui öelda, et aga äkki kataks kõik ravikindlustusega, siis esimene vastuargument on see, et raha ei tule seina seest. Siis öeldakse, et aga inimesed tegelikult ei pinguta ise, mõned joovad isegi alkoholi. Nad peaksid palju rohkem ise maksma. Ja sinna ta siis lähebki. Või kui inimesed majanduskriisis kaotavad laenuga soetatud kodu, siis nad on ise süüdi, sest miks nad võtsid nii palju vastutustundetult laenu, oleks pidanud vahepeal mõtlema. Või aga tegelikult ei olegi inimestel autosid vaja ja maja ka ei ole vaja, sellepärast, et me saame seda ju kõik kuskilt üürida. Et parem on, kui teil ei ole kindlust oma enda tuleviku osas. Teisest küljest, kui on see sama majanduskriis ja pangad vajavad väljaostmist, siis ei ole kunagi küsimust, kas raha tuleb ikka seina seest või ei tule, sest siis ta tulebki seina seest. Kui on küsimus, et kas me lähme mingisugust valuutat päästma, siis tuleb ka raha seina seest, siis on whatever it takes. Aga kui me ütleme, et aga meil oleks vaja kõigile ravikindlustust, meil on vaja rohkem õpetajaid, et rahvusvähemuse koolid tegelikult töötaksid, meil on vaja ligipääsu esmatasandi arstiabile, siis ei ole whatever it takes. Ja see on klassipositsioon. See on ainult majanduslik klassipositsioon, sest meil on üks klass, mis määrab, kust tuleb majandusse raha ja kui palju seda tuleb. Ja see on kapitalistide klass ja nad ei lase teisi sinna juurde ja suunavad pigem teised moraali võitlusse, sest see suur kapitali ei kahjusta. Samamoodi abielu küsimuses. Taandame abielu lokilikuks suvaliseks lepinguks, võtame ära sealt kogu sellise traditsiooni tähenduse. Siis jääb meile küsimus, et kes võib seda lepingut sõlmida. Ja vaidluse saab väga efektiivselt sinna suunata, mis muuhulgas ka Eestis toimus. See küsimus, mida abielu võrdsuse diskussioonides ka meil ei kõneldud, on see, kas nõrgem pool on kaitstud. Et kas näiteks see, kui üks inimene 20 aastat teeb tööd, et mingit maja üleval pidada, toetab teist inimest, kes tööturul raha teenib, osutab psühholoogilist abi, kasvatab lapsi, teeb igasuguseid asju, et kas temal selle läbi tekib mingi väärtus või mitte. Eesti tänases seadusandluses ei teki. Kui sa lähed lahku, siis see, et sa oled mingit tööd teinud, ükskõik kui pikalt ja ükskõik kui palju ja millestki loobunud, see ei loe. Ja sellest me ei räägi, sest see on taas küsimus, mis ei ole suurkapitalisti positsioon. Nii et iga kord, kui vaadata selliseid kultuurisõja elemente ja kui iga kord selles kultuurisõja elemendis on miski, mis sisuliselt vähendab inimeste heaolu, seesama esmatasandi arstiabi, vähem võimalus, kui me ründame autode kasutamist sellega, et mõnel tuleks see ära keelata, sellepärast, et muidu maailm saab otsa. Ja me ei küsi samal ajal, kuidas tagada, et inimesed saaksid vabalt liikuda, kui need mõlemad asjad ei ole olemas. Kui me räägime rohepoliitikast niimoodi, et me ei küsi samal ajal, kuidas tagada industriaalse ühiskonna toimimine ja selle loodud heaolu kõigile, siis me teeme greenwashingut, siis me töötame taas kord suurkapitali huvides, kellel ei ole vaja palju vabu inimesi. Võimõtteliselt ei ole neil teisi inimesi väga palju üldse vaja, peaasi, et meil on vaja kontrolli kaupade loomise üle. Ma saan aru, et on 1 minut. Mul on palju lahendusi. Sellest ma arvan, et me jõuame rääkida siis, kui me jõuame diskussiooni. Mida ma kokkuvõtteks ütleks, et olevik on võib-olla tume, aga tulevik äkki on selle eest hele, et vast meie ajal on valge, mitte must lagi. Ja see suund, mille ma jõuan kätte näidata, ma arvan, on just nimelt see, et kui me tahame, et ühiskond areneks, me tahame, et kõigil oleks mingisugune koht, siis sellest liberalismi monistlikust on üks õige väärtus ja moraalisüsteem ja me peame kõik seda jagama, kõik selle kehtestama, sellest me peame lahti ütlema. Me peame tagama mingit pidi pluralismi.
Ja teine pool, ma arvan, et maailma viib edasi selline, et klassivõitlus sisuliselt viib maailma edasi, seda ei ole vaja ära kaotada. Aga seda on vaja ritualiseerida ja on vaja küsida, milline klassivõitlus maailma edasi viib. Ja ma arvan, et see väikekodanlaste ja tööliste vaheline klassivõitlus ongi see, mis tuleb alles hoida, ritualiseerida ja samal ajal tuleb neile mõlemale tagada ligipääs kapitalile. Ehk siis me saame pankade natsionaliseerimisega hakkama, siis ongi õnn meie õuel. Aitäh! Siin on tunne, et kisub juba akadeemiliseks debatiks. Me võiksime päris palju nüüd nende väidete aluseelduste ja tõekriteeriumide üle arutleda, milleks meil on sujuvalt 25 minutit pärast. Aga nüüd ma annan sõna Marek Tammele, kes on Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor ja Teaduste Akadeemia liige ja mõtleja, kellele ajakirjanik helistab, kui tal on vaja defineerida, mis asi on väärtusruum või mis asi on rahvus. Ja täna võib-olla me saame siis ka kultuurisõja definitsiooni kätte. Aitäh ja tõesti mulle ka tundub, et esimest korda õhtu jooksul on õhus natukene debati algeid ja äkki õnnestab siia natukene veel bensiini tulle kallata. Mida me just kuulsime? Me kuulsime kahte üsna nagu selget maailmavaatelist manifestatsiooni, mis minu väitel on erinevad ainult näiliselt. Et kui ma viiksin need mõlemad sõnavõtud nende sügavamatele aluseeldustele, siis nad mõlemad pakuvad meile sellist vaadet maailmale, mis on ühelt poolt deterministlik, ära määratud, et on mingid üldised mehhanismid, mis seda maailma käigus hoiavad, olgu see siis ühelt poolt võimusüsteem või teiselt poolt moraalisüsteem, ja et see maailm on ka binaarne, et ta jaguneb kaheks lepitamatuks leeriks, olgu siis ühel pool liberaalid ja teisel pool konservatiivid või ühel pool töötajad ja teisel pool kapitalistid. Ja ma pean tunnistama, et mulle on see maailmavaade sügavalt võõras. Ja minu maailmavaade on pigem sattumuslik, paljutine ja mitmeperspektiivne. Ja enamgi veel, mulle tundub, et selles binaarses ja deterministlikus maailmavaates heiastuvad mineviku hääled. Ja Martinit kuulates ma kuulsin kõnelemat Oswald Spenglerit ja Audikit kuulates ma kuulsin Karl Marxi häält. Ja minu väide on, et kas meil on mõtet neid vanu saksa vaidlusi uuesti uues läbi mängida, Marxi meenutades, siis see võib lõppeda farsiga. Ja sellest johtub ka natukene minu enda sõnavõtt. Mul on küll aega nii palju, et ma jõuan rääkida ainult selle sõnavõttu pealkirjast, aga ma loodan, et selle pealkirja seletamise käigus võib-olla selguvad ka mõned pidamata jääva kõne põhimõtted. Nimelt pealkiri Kultuurisõda ei tule on parafraas. Ja võimalik, et mõned tundsid selle parafraasiga ära. Nimelt see viitab tuntud prantsuse kirjaniku Jean Giraudoux näidendile Trooja sõda ei tule, mis ilmus ja esietendus 1935. aastal, mis tänuväärselt ilmus Aino Pärsimäe tõlkes ka eesti keeles 1972. aastal Loomingu raamatuga, see on ka Eesti lavalaudadel mängitud. Ja kes mäletab, siis Giraudoux näidendi üks keskseid, võiks ise öelda iroonilisi sõnumeid on see, et ühiskonnad võivad ennast sõtta rääkida juba enne, kui nad ise aru saavad, et nad seda teevad. Giraudoux tegelased lasevad näha, kuidas õiguse, au, isamaa, saatuse või juli nimel esitatud argumendid võivad muutuda mehhanismiks, mis teeb välditava konflikti näiliselt vältimatuks. Ja minu väide ongi, et ka seda sama mõistet kultuurisõda kummitab see Giraudoux välja toodud oht ehk osutuda isetäituvaks ennustuseks. Sellega ma ei taha öelda, et Eestis puuduksid väärtuskonfliktid. Vastupidi, vaidlused identiteedi, keele, perekonna, hariduse, soorollide, vähemusõiguste üle on igas demokraatias normaalsed ja isegi vältimatud või isegi vajalikud. Probleem algab sellest, kui me neid loomulikke vaidlusi hakkame nimetama sõjaks. Sest militaarsed metafoorid muudavad tavapärased erimeelsused eksistentsiaalseks vastasseisuks, kus teisiti mõtlejatest saavad vaenlased,
mõttevahetusest kaevikusõda ja lõplikuks eesmärgiks vastase likvideerimine. Seega kultuurisõda ei ole miski neutraalne mõiste, vaid tegelikult laetud ajalooga, laetud poliitiliste konnotatsioonidega. Ja ma arvan, et igaüks teab, et selle juured viivad tagasi vähemalt 19. sajandi teise poole Euroopasse, eriti Bismarcki aegsesse reisiriiki, kus siis 1870. aastatel rullus lahti konflikt ennast kehtestava riigi ja katoliku kiriku vahel, eeskätt seal hariduse, perekonnaelu, moraali ja muudes küsimustes, ja seda hakati siis juba kaasa nimetama kultuurkampfiks ehk kultuurivõitluseks. Ja see laienes üsna ulatuslikult üle Euroopa, aga seal olid vastaspooled väga selgelt määratletud kirik ja riik. Nüüd, nagu te teate, kultuurisõda on päris nooruke mõiste, selle tõi käibele või juurutas käibes tuntud Ameerika sotsioloog James Davison Hunter, kui ta 1991. aastal avaldas raamatu Culture Wars, kultuurisõjad, The Struggle to Define America, võitlus Ameerika määratlemise üle. Ja selles raamatus ta siis katsus oma kaasaegset Ameerika ühiskonda siis seletada võitlusena ühelt poolt siis nii-öelda ortodoksse või õigeuskliku, mitte selle sõna otseses tähenduses, ja progressiivse maailmavaate vahel. Ja on selge, et sellel mõistel on väga spetsiifiline Ameerikale iseloomulik kontekst, eks ole, kaheparteisüsteem, kodusõja pärand, ja see mõiste tõesti tegi kiire tähelennu, tõsi, tema populaarsus ikkagi kümnendi pärast hakkas vaibuma, isegi kui ta siin seal aeg-ajalt üles tõstetakse. Nüüd Eestisse minu parimat teadmist mööda jõudis see mõiste päris hiljuti, laiemasse kasutusse eeskätt alates 2015. aastast, kui sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks otsustas selle loosungi all läbi viia suurema kampaania, tuuri, suvetuuri, ja kuulutas seal rahvaste ja kultuuride olelusvõitlust. Ja paraku see sõna korjati üles, selline Ameerika importtermin, ja eriti Eesti meedias otsas Postimehega ketrab seda siiamaani. Ja minu jutu ainus mõte on see, et me peaksime sellest kiiremas korras loobuma. Ja miks? Sellepärast selle mõistega on seotud mitmed probleemid ja mõnele juba osutasin, aga käime veel kiiresti läbi. Esiteks ta liialdab binaarsusega, et nagu sõda ikka on ta selle kahe osapoole vahel ja see kultuurisõja metafoor minu arvates põhjendamatult jaotab ühiskonna kaheks jäigaks vastanduslikuks leeriks. Tegelik ühiskonna palju keerulisem, komplekssem ja selle taandamine kaheks lepitamatuks leeriks on tegelikkuse moonutamine. Et tegelikult demokraatia toimimise eelduseks on just nimelt ülekatted, hallid alad, läbirääkimised, tsoonid ja ka positsioonide vahetumised sõltuvalt teemast ja see, et me kaevame ennast kaevikusse ühe lahingu joont pidi, ei aita ühiskonna mõistmisele kaasa. Teiseks, seesama alguses rõhutatud ennast täitva ennustuse funktsioon, et mida rohkem me kultuurisõdadest räägime, seda rohkem me konflikti juurde toodame. Et me tekitame inimestest ka ebateadlikult arusaamist, et käibki mingi sõda ja minu roll on valida pool. Ja seega, mida rohkem inimesi tajub, et meedia toel, et nad on sõjas, seda rohkem näeb igasugune kompromiss nõrkusena, igasugune teisiti mõtlemine ohuna. Ja ühel hetkel lõpetame nii nagu selles Giraudoux näidendis, et Trooja sõda ikkagi tuli. Ja kolmandaks, minu hinnangul see kultuurisõja retoorika varjab või lubab meil rääkida teistest vähemalt sama olulistest teemadest, kui seda on väärtuskonfliktid. Ja need teemad puudutavad just nimelt eeskätt sotsiaalmajanduslikke teemasid, ebavõrdsust, regionaalseid probleeme, eluasemekriise, hoolduskoormust, toimetuleka probleeme ja ridamisi muid teemasid, mis selles kultuurisõja raamistuses muutuvad otse kui teise järguliseks, sest et esmajoone saame kokku leppida moraalsetes põhimõtetes. Nii et minu ettepaneku üleskutse, et jätame selle sõna sinna, kus ta sündis, ma arvan ebaõnnestunud tõlkena, võimalik, et lugupeetud Ameerika sotsioloog ei seda hästi saksa keelt, nii et tõlkis selle võitluse sõjaks ja võimendas omakorda seda probleemi.
ja arvestame siis meie kohalikku konteksti, kus meie tegelikult taust on sootuks erinev Ameerika omast, meil on omad minevikupained ja julgeolekudilemmad ja kui me kõike seda sildistame ühe võõrlaenuga, siis me ei seleta tegelikkust, vaid hägustame seda. Ja pakun siis siin välja 3 konstruktiivset lahendusettepanekut. Esiteks loobuda avalikus debatis militaarsetest metafooridest, jätame sõjalised terminid sinna, kuhu nad kuuluvad, päris sõjaolukorda ja räägime siis pigem sõltuvalt teemast, kas identiteedivaidlustest, väärtuskonfliktidest, mälukonfliktidest, polariseerumisest ja muudest nähtustest, mis aitavad ühiskonda mõista nüansseeritumalt. Teine ongi üleskutse nüanssi meelele, ehk et räägime konkreetsetest konfliktidest, konkreetsetest probleemidest, mitte kultuurisõjast üldiselt. Meil on teemasid, mille üle vaielda, olgu see eesti keele roll, meie ajaloomälu, perekonnaõigus, vähemuste nähtavus ja nii edasi. Leiame igale debatile adekvaatsed terminid ja ärme raamista need mingisuguse üleajalise apokalüptilise võitlusena. Ja 3. üleskutse ongi, et väärtused on olulised, väärtustest tuleb rääkida, aga väärtused ei ole ainus, millest ühiskond koosneb. Meil on ka teisi tähtsad sotsiaalpoliitilisi teemasid ja kui me vaatame peale erinevatele statistilistele näitajatele, siis Eesti ühiskond paistab ikkagi mitmes osas negatiivset silma, olgu see majanduslik ebavõrdsus, palgalõhe või ka demograafilised probleemid. Räägime neist ja see aitab hoida meie vaidlusi sisulisemaks. Nii et jah, väide on, kultuurisõda ei tule, kui me teda ise välja ei kutsu. Kultuurisõjast loobumine ei tähenda konfliktide eitamist, vaid lihtsalt adekvaatsema kirjelduskeele valikut. Lihtsalt väärtuskonfliktid ongi demokraatliku ühiskonna loomulik osa ja meie väljakutse seisneb selles, et mitte muuta need konflikte sõjaks. Ja see väldib meil dilemmat, et kes siis sõja võitis või kes sõja kaotas. Aitäh! Suur tänu. Mulle tundub, siin meil on erinevalt eelmisest paneelist oluliselt rohkem, mille üle me saame vaielda ja vastanduda ja võib-olla tuleb see siis ka sellisem akadeemilisem debatt. Minul tekkis ka kohe hulk selliseid aluseelduste küsimusi, et kui ma nüüd õigesti aru sain, et geneetika tingib väärtused või edukad väärtused ja evolutsioon selgitab välja võitja, kui kiiresti see evolutsioon õigupoolest toimib. Ma tean, et loodusteadlased räägivad siin ikkagi tuhandetest ja kümnetest ja rohkematest, ütleme 10 000 või lausa miljonitest aastatest. Ehk siis nii-öelda põhjuslikus seos geneetika ja siis konservatiivsuse, liberaalsuse vahel vajaks võib-olla natukene rohkem lahti seletamist. Ma annaks soovi korral natukene selleks aega Martin Ehalale. Kultuurisõda kui klassiteadvuse ähmastaja. Oudekki Loonel võib-olla paluks siis kommenteerida seda, et kuidas siis selles olukorras seletada seda, et see kultuuri, ütleme, hoiakulised erinevused uuringute järgi jooksevad väga palju hariduslikke ja erialasid pidi, ehk siis inimeste töid pidi, kus paistab, et selline nii-öelda klassidimensioon on ikkagi selgelt kohal, kas meil on siis üks ideoloogiline leer appelleerib mingisugusele valeteadvusele ja teine leer mitte või mis on siin sinu definitsioon. Ja mul on teile mõlemale see küsimus ka, et kui meil on kultuurisõda, et siis mis on teie rahuplaan? Et kas siis tõesti on
et tegelikult ei olegi põhjust sõdida ja ühel hetkel evolutsioon selgitab välja tugevamad ja õiged väärtused ja mis me siin ikka arutame, see on bioloogiliselt determineeritud. Või Oudekki mainis ka, et tal on palju häid lahendusi, et vaataks need natukene üle. Ja Marek Tammelt ma küsiks siis võib-olla vastupidi. Et kui meil ei ole põhjust rääkida sõjaterminites, vastandumine tekitab konflikte juurde, siis kas retooriline mittevastandamine mingis mõttes ei pikenda lihtsalt agooniat? Et tänasest esimesest debatist või vaidlusest käis ka hästi palju läbi see, et süsteem on mäda, seda ootab krahh ja siis pärast krahhi me saame hakata midagi uut üles ehitama. Et kas nii-öelda siis süsteemi mädakohtadele saab tähelepanu juhtida ilma, et luua neid suuri konfrontatsioone ja näidata, kui palju siis väidetavalt praegusel hetkel kaalul on. Ja kui sobib, siis ma annaks teile selles samas järjekorras sõna ka, et alustame Martin Ehalaga. Aitäh. Geneetika koha pealt. Kõigepealt ma ei läheks sellesse detailidesse, et kuidas erinevate populatsioonide moraalisüsteemid kohanduvad nende geneetilise eripäraga. See on tõesti väga pikaajaline protsess. Kui rääkida nüüd looduslikust valikust, siis 100 aastat juba annab märkimisväärseid tulemusi. Islandil näiteks 100 aasta jooksul, viimase 100 aastaga on toimunud oluline looduslik valik intelligentsuse kui tunnusjoone vastu. Intelligentsus on kahanenud ja suures osas on see seotud olnud siis sellega, et intelligentsemad inimesed on lihtsalt loobunud laste saamisest. Nii et ka 100 aastat on piisavalt pikk aeg ja viimased uuringud näitavad 10 000 aasta perspektiivis väga suuri muutusi Euroopa inimeste nii-öelda geneetilistes profiilides, mis siis seostuvad erinevate tunnusjoontega nagu intelligentsus või siis töökus või impulsiivsus, aga ka väga paljude haiguste suhtes. Nii et 10 000 ja need on need ajalised perspektiivid, mida moodsam geneetika näitab. Nüüd, mis puutub moraalisüsteemidesse, ma ei ütle, et see on determineeritud. Lihtsalt populatsioonidel tekib selline moraalisüsteem, mis sobib neile. Ja see on jätkusuutlik ja kui sobi, siis tõesti kaob ära. Aga kui on ebasobiv moraalisüsteem või ebasobiv ideoloogia, siis piisab 70 aastast, nagu Nõukogude Liidu näitel, kus, eks ole, kommunism tegelikult 70 aastaga põles läbi. Ja minu väide on see, et see liberalism, mis on nüüd tekkinud viimase 25 aasta jooksul või natuke rohkem, et see on umbes sama jätkusuutmatu kui kommunism. Ja me näeme, nagu Indrek ütles, et see asi kukub kokku, siis karta on, et see kukub kokku. Et minu nii-öelda see mõttetöö, mida ma olen teinud viimased 10-15 aastat, ütleb ka, et see süsteem ei ole jätkusuutlik. Ja ma olen valmis seda nimetama väärtusvaidluseks või milleks iganes, et mul ei ole vaja seda hirmsat sõda. Aga ma tahan öelda, et see asi ei ole jätkusuutlik. Ja ma olen üritanud näidata ka, miks ta ei ole jätkusuutlik. Ja ma olen nimetanud seda 3 vabanemist, eks ole, vabanemine rahvusest, vabanemine perekonnast ja vabanemine isiksusest. Ma olen selle viimases raamatus kirjutanud. See ei ole midagi kohutavat originaalset. Spengler muidugi rääkis sellest. Toynbee muidugi rääkis sellest. Nad lihtsalt nägid kaugemale kui mina. Ja praegu on see olukord, peaks olema ka talupojamõistusega inimesele selge, et see, mida Spengler ennustas, see tegelikult nagu toimub. Kui me vaatame perekonna lagunemist, sündimuse kahanemist, mis on läänes nagu väga üldine ja paljusid muid asju, millesse ma ei lähe, eks ole. Et ma tahan öelda, et see on nagu reaalne nähtus, et ma räägin asjast, mis nagu tõesti juhtub ja ütlen, et Nõukogude Liiduga läks halvasti ja kui me liigume samas suunas edasi, kus me liigume, siis meil läheb sama halvasti. Aitäh. Ma võib-olla jätkaksid, vastaks vastupidises järjekorras sinu küsimustele, sest ma jätkaks hea meelega härra Ehala mõtet ja vaataks seda rahuplaani niimoodi, et Nõukogude Liiduga läks jah halvasti. Hiinaga ei läinud halvasti. Miks Nõukogude Liiduga läks, miks Hiinaga ei läinud? Üks nendest põhjustest on see, et kommunistlik Hiina suutis välja mõelda selle, kuidas integreerida eri huvid ja kaasa arvatud ka erinevad klassihuvid oma süsteemi. Nõukogude Liidus ei olnud võimalik erinevaid klassipositsioone väljendada. Hiinas on.
Hiina on suutnud luua ühiskonna, mis ei ole kapitalistlik, aga kus kapitalistid on olemas. Ja neil on isegi mingi hääl teatud ulatuses asju otsustada. Et ma arvan, et see on üks samm sinna rahuplaani poole, et me võime tuua ka teisi võrdlusi, vaadata Makedoonia impeeriumit ja Briti impeeriumit ja küsida, et miks üks püsis kauem ja miks teine püsis vähem. Ja üldjuhul need, mis on kauem püsinud, on olnud kõik niisugused süsteemid, mis on olemuselt pluralistlikud. Kui me vaatame Rooma rahvatribuune, siis need olid klassipõhiste huvide esindajad üldises süsteemis. Nii et selles mõttes ma olen Marekiga nõus, et tuleb leida viis, kuidas pluralismi aktsepteerida. Kuidas aktsepteerida seda, et kas õiget moraali ei ole või äkki me seda lihtsalt ei tea või et ongi erinevatel, võib ka lähtuda sellest positsioonist, et inimesed on geneetiliselt erinevad ja sellepärast neil on geneetiliselt erinevad moraalid. Aga ühiskonnas me elame koos, me peame tegema mingeid otsuseid, kuskil poliitikas tehakse mingeid otsuseid ja me ei saa perfektset moraali teadmist ära oodata, kuni me neid otsuseid teeme. Et siin saab natuke lehmakaubelda, et anda nagu lehmakauplemisele tagasi selline mõistlik staatus, et see saaks olla rahuplaan. Aga see tähendab seda, et osapooltel peab olema mingisugune huvi selleks rahuplaaniks. Et taaskord, kui me ütleme, et see võib-olla ei ole kasulik, aga mõnele poolele see ähmastamine on kasulik. Nii nagu ma ütlesin, ma arvan, et kui me tänast süsteemi vaatame, siis jälle kapitalistile see on kasulik. Kapitalistile on kasulik, kui on ühiskonnas võimalikult vähe kollektiivseid identiteete, sest need piiravad vaba kapitali loomist. Teatud piirini ollakse mõnikord nõus seda aktsepteerima, nagu näiteks siis, kui oli vaja väikekodaniasi töötajate vastu välja mängida. Et siis see võib olla kasulik. Aga seda ähmastamist tehakse ka teadlikult. Nüüd, kuidas täpselt jagunevad kas konservatiivsed või liberaalsed väärtused, nagu ma alguses ka mainisin, on osa väikekodanluse sees saab kasutada mõlemat poolt. Seda keskaegse rüütli poolt või siis seda, kellel on palju fantaasiat ja kes vaatab tulevikku ja see tõenäoliselt võibki jaguneda hariduse poolt. Teine küsimus on muidugi, et haridus on üks koht, kus on väga, väga hea ja väga mugav hegemooniat kehtestada. Seega, mida rohkem inimene on haritud, seda rohkem võib olla tõenäosus, et ta pooldab kehtivat ideoloogiat ja seda vähem võib-olla reaalsus lööb teda pähe, nagu poetöötajat lööb reaalsus aegalt paremini pähe. Et kui ma olen rääkinud ametiühingute inimestega, siis nad on mulle kaevanud, et vaata, tehasetöötajaid organiseerida on lihtne, aga ülikooli professoreid, katsu sa neid organiseerida. Ja, aitäh, mulle meeldib, et see arutelu liigub sellise spekulatiivse ajaloofilosoofia radadel, et tsivilisatsioonide tõus ja langus ja süsteemi agooniad ja mädanemised. Mulle tundub, et see kõik on täiesti aegunud ja kasutu sõnavara, et me ei seleta sellega maailma põrmugi. Ja kui küsida, et mida Spengler ennustas, siis ta ennustas seda, et läänemaailm on agoonias juba peaaegu 100 aastat tagasi. Ja ma väidan, et sellised maailma lõpu ennustused lähevad alati täppi, sest alati tundub meile, et just praegu on see, kus on nagu kõik mäda. Ja selles mõttes ka sellele küsimusele vastates, et kas me sellisest binaarsusest väljudes ei suuda reageerida maailma agooniale, siis ma väidan, et see põhineb vale eeldusel. Maailm ei ole agoonias. Maailma muutumises. Maailma ajalugu ei ole mõtet ette kujutada mingisuguste suurte tõusude ja langustena impeeriumite ja riikide sünni, surma ja uuesti sünnina, et see on üks viis maailma kirjeldada, mis oli päris populaarne 19. sajandi lõpust 20. sajandi keskpaigani, aga milles on ammu hüljatud, sest et see tegelikult ei seleta mitte midagi. See parimal juhul pakub meile lihtsalt skeeme, mis võimaldab meil tunda, et me elame maailma murdelisel hetkel ja me teame, mis hakkab juhtuma. Ja see on Spengleri võlu. Ta ennustab, ta ütleb küll, et on ajaloolane ja kirjutab, eks ole, Euroopa tsivilisatsioonide, maailma tsivilisatsioonide, mida ta vist eristas kokku 7 tõusu-languse loo, aga tema raamatu iva on, mis hakkab juhtuma. Ja mina väinan, et me ei tea. Ja seetõttu kõik need spekulatiivsed ajaloo teooriad on täiesti kasutud, kuna nad ei tea, mis hakkab juhtuma.
ja selles mõttes ma tajungi nagu ühte fundamentaalset sellist, ma ütleks, ontoloogilist erinevust siin oma kaaspanelistidega ja ma taandaks selle küsimusele, et mis on inimese toimevõime. Et Martini järgi ikkagi süsteem moel või teisel kas selekteerib, määrab, kujundab selle, mida inimesed saavad elada ja kui sa ei tule süsteemiga toime, siis evolutsiooni või mingi muu mehhanismi kaudu sind praagitakse välja, aga on olemas mingisugune üldine raam, kas sa mahud sinna sisse või sa ei mahu sinna sisse. Ja sinul inimesena, indiviidina ei ole tegelikult mitte midagi teha. Nüüd ma väidan, et ka sellises võimusüsteemis ja klassivõitluse maailmas on inimese agentsus samuti viidud miinimumini. Sünnid töölisena, oled lihtsalt ära määratud oma sotsiaalse positsiooni võimusuhete poolt ja mulle tundub ka, et need on maailma kirjeldamismudelid, mis on aegunud. Et me tänapäeval ikkagi püüame maailma kirjeldada sel moel, et me omistame ka toimijatele mingisugust toimevõimet. Võimet ka maailma muuta ja mitte lihtsalt olla selline mängukannike tõusvate ja laskuvate tsivilisatsioonide ühtlases rütmis. Aitäh! Ma võtan siia mõned enda küsimused, mis mul endiselt õhku jäid ja mõned küsimused siit siis slaidost ka, kuhu neid on palju lisandunud. Üks korduv küsimus on see, et kas nii-öelda, ütleme, kultuurisõjad ei ole lihtsalt siis äärmuste katse nii-öelda kanaliseerida debatti või võtta debatt üle ja need nii-öelda sellised akadeemilised õigustuse alused, mida me siin esitame, lihtsalt siis legitimeerivad neid katseid. Üks küsimus on veel lisandunud selle kohta, kas Hiina ellujäämine ei tulene mitte sellest, et suletud sotsialistlik süsteem toimib kapitalistlikus globaalses süsteemis nagu üks suur kapitalist ja see annab neile lihtsalt sellise edukuse, mitte siis nende geneetiline eripära või parem viis rakendada sotsialistlikke mõtteid. Ja ma küsiks seda ka Martin Aalt uuesti, et on meil siis üldse vaja sõdida, kirjutada lugusid, vaielda siin sellel teemal, kui kõik on juba ette määratud, et üks pool niikuinii võidab, sest tal on õigus ja ta annab meile eelise. Et ma ei saa öelda, et üks pool võidab või kaotab, et ma ei tahaks sellel neid termineid võit ja kaotusel rääkida. Ma arvan selle üle, mis tulevikus juhtuma hakkab, tasub muretseda küll ja eriti tasub muretseda neil, kellel on lapselapsed. Sest see tähendab, et ma tahan, et see ühiskond, see keskkond, mis siin on, 40, 50, 60, 70 aasta pärast oleks säärane, et mu süda oleks rahul. Ja siin muidugi me oleme rääkinud tsivilisatsioonide tõusust ja langusest, see kõik on nagu taustamüra. Et tegelikult see, mis on nagu oluline, et ühiskonna funktsioneerimisel on nagu teatud asjad olulised. Et on nagu tasakaal kollektiivi vajaduste ja indiviidi vajaduste vahel. Et ühiskond peab kollektiivina võimeline olema ennast kaitsma, vaenlaste vastu, ühiselt tegutsema, ühiseid sihte leidma. Inimene peab ennast allutama mingil määral kollektiivile, eks ole. Ja tal peab olema piisavalt vabadust, et innoveerida ja teha midagi juurde. Täpselt sama perekonnaga, eks ole. Kui abikaasad ikkagi tahavad teha ainult seda, mida nad tahavad, siis on selge, et see perekond kaua ei kesta ja lastel ka väga hea seal ei ole. Perekond on samamoodi nagu kollektiivsete vajaduste, individuaalsete vajaduste ja soovide nagu tasakaalustamise küsimus. Ja viimane moraali reeglite järgimise on vooruse küsimused. Eks ole, voorused on eri aegadel erinevad, ehk siis millised isiksuse omadused on vajalikud selleks ja need isiksuse omad selleks, et ühiskond toimiks hästi, eks ole, ausus, julgus, erinevatel aegadel erinevad moraaliväärtused. Nüüd, ja need väärtused piiravad, absoluutselt piiravad, eks ole, kui ikkagi sa peaksid tervislikult toituma, eks ole, ja sa ei saa süüa nii palju, kui sa tahad, eks ole, see on surve sulle, eks ole, keegi mingisugune ütleb sulle, et sa pead olema sale ja kena, eks ole.
No vot, aga salaja kena sa pead olema selleks, et roomata kaevikus, kui vaja peaks minema või muul põhjusel. Nii et, ja ma näen, et meie ühiskonnas praegu on niimoodi, et selline kollektiivi vajadustega arvestamine, olgu see perekond, olgu see rahvus, või siis ka üldised moraali vooruse normid, eks ole, et mismoodi käituda, mismoodi tervislikult elada, et need on kuidagi lastud väga vabaks, et indiviidi vabadust on nii palju üle tähtsustatud ja see on see, miks ma ütlen, see süsteem ei saa kaua kesta niimoodi. Ja see on see nagu funktsionaalne argument. Et Martin Ehala suunab meid tervislikumate valikute poole. No, see absoluutselt tervislikumad valikud selles mõttes ja kui me võtame klassikalised kristlikud voorused, siis et nende selge ja funktsionaalne ülesanne on olnud hoida ühiskond nagu hea toimiv inimene ise terve vaimselt, hea ühiskonnaliige ja muud säärased asjad. Voorustel on kindel funktsionaalne eesmärk. Oudekki, millele soovid sellest komplektist reageerida? Hiina äärmused? Hiina juurde. Kõigepealt ma tahaksin kommenteerida, et peaaegu jõudsime ühe mõtteni selles mõttes, et eesmärk ei pea olema tingimata ainult maailmas seletada või kirjeldada, vaid keegi võiks ka maailma muuta. Et kui mind juba Marxiks nimetati, siis ma võiksin teda veel natuke tsiteerida. Ja teine vabaduse piir on see, et inimesed on tõepoolest vabad valima, aga nad valivad ette antud oludes, et seal, kus nad on. Ja üksikisikutel kindlasti on ka võimalus maailma kurssi muuta, et härra Trump nüüd sai kõvasti kõrvetada ja vaatab, kuidas tal õnnestus või ei õnnestunud. Et kindlasti mõju, mida rohkem sul on võimu, seda rohkem on sul ka mõju üksikisikuna. Aga mitte ainult, sellepärast, et seal on alati huvigrupid, kelle eest kes sind toetavad, kes sind seisavad. Inimene Ameerika Ühendriikide presidendiks ei jõua ilma selleta, et suurkapital teda toetaks. Ei ole, põhimõtteliselt ei jõua, mis tähendab ka seda, et see huvid, mida ta esindab, kipuvad alati sinna poole minema. Ja jätkuvalt kultuurisõda, ma ütlesin, et see on kellegi huvides. Kõige rohkem on see suurkapitali huvides, sest kõige rohkem võidavad sellest nemad, et inimesed vaidlevad moraali üle. Võib-olla sõdivad moraali üle, lähevad kaevikutesse, tunnistavad, et kuskil on ainult üks ja ainus õige viis maailma näha. See on ainult suurkapitali huvides. See teiste huvides ei ole. Et kas nad on äärmused? Ma ei tea, kas võimul oli, et saab äärmuseks nimetada. Et see võib-olla on küsimus, võib-olla sõnakasutuse küsimust võib mõelda. Aga me ei pea teadma, mis tulevikus juhtub, vaid me peame teadma, mida me tahame, et seal juhtuks. Ja ma arvan, et igasugune programm, ka siis, kui uurida või maailma seletada, siis selle seletuse juures peaks olema teatud mõttes mingisugune selline praktiline mõte, et mis ma sellega nüüd edasi teen. Et mis sellest järeldub. Et kui me seda ei küsi, mis sellest järeldub, siis võib-olla on ka küsimus lihtsalt sellises, võib-olla jääbki klaaspärli mänguks või jääb akadeemia seinte vahele ja võib-olla ainult halvendab või teeb hullemaks seda väljas olevat võitlust. Et sellepärast ma pean oluliseks, et järeldused, praktilised võimu järeldused ka maailma seletusteooriatest oleksid alati öeldud ja selgitatud ja kui sa midagi räägid, siis võiks küsida, et mida teha. Et ma arvan, et see küsimus tulevikus ei ole mitte niivõrd see, et kas meie teooria, kuidas ta ennustab, vaid see, kuidas teda saab kasutada selleks, et neid muutusi ette tuua, näiteks kuidas likvideerida selle kultuurisõja eeldus, mis üritab mõningaid demoniseerida, mõningad panna, öelda, et mõned on kurjad ja mõned on rumalad. Need, kes ei ole, need, kes meid ei toeta, on kurjad või rumalad. Et sellest me peaksime välja saama. 2 sõna Hiina kohta, sest see läheb natuke teise teemasse, aga kui Hiina käituks nagu kapitalist, siis ma arvan, et nagu petrojüään oleks juba olemas ja Ühendriikide dollari võim kõiguks väga tugevalt rahvusvahelisel areenil, mis võib-olla nüüd hakkab toimuma, võib-olla ei hakka, sest ega Hiina kommunistlik partei ei ole ka ühtne kõikidest oma arvamustest. Nagu ma ütlesin, ma arvan, et teatud ulatusesse nende pluralism on neil aidanud ellu jääda, aga kuidas sealt, mis sealt täpselt välja tuleb, eks me näeme. Aga nad on ellu jäänud väga tugevalt oma sisemistele poliitikatele.
Ja ma siin ka parafraseeriks Marxi öeldes, et minu arvates on maailma liiga palju muudetud ja vaja oleks seda ka kirjeldada. Ja selles mõttes usun ma ka, et sõna on tegu. Ehk et see on võib-olla jälle natukene naiivne arvamus, et me kõigepealt kirjeldame ja siis asume ellu viima. Et juba see kirjeldamine ise, kui see kirjeldus on adekvaatne, viljakas, originaalne, juba mõjutab tegelikult rohkem kui see, kui me tänaval miitingu korraldame. Natukene Martiniga kaasa mõeldes, et see, mis sa ütlesid, et laias laastus, et ühiskond võiks jääda samaks, no vähemalt 50-60 aastat. Et siis ma tunneksin ennast hästi, et siis lastel on ka kindel. Ja ma arvan, et see ongi sinu ängide allikas, et seda kunagi ei juhtu. Ühiskond ei jää samaks, et ma võin sulle seda lubada. Ja nüüd küsimus on see, et kas me seda muutust mõistame kui agooniat, kui mädanemist, kui allakäiku, või me mõistame seda lihtsalt loomuliku siirdena, teisenemisena, modifikatsiooni, metamorfoosina, mis on, ma arvan, igasuguse elus alus. Ja selles mõttes ka need tasakaalud, mida sa rõhutad, ma olen põhimõtteliselt nõus, et me võime nii mõelda, et on vaja tasakaalu indiviidi ja kollektiivi huvide vahel. Nüüd, kui vaadata, eks seal inimajalugu, need tasakaalupunkte on olnud 100, kui mitte 1000. Ja öelda, et üks neist on õige ja et õige oli näiteks valgustusajastu eelsel ajal, noh, ma võiks sulle tuua keskajaloola seda väga palju näited, kuidas ma ei tahaks kunagi elada 17. või 16. sajandil. Et ma olen väga õnnelik selle agooniaga, kus ma praegu elan. Et selles mõttes, et siin ikka kumab mingisugune maailmaga kohandamatus, et tahaks, et kõik jääks nagu oleks. Ei, sa saad must valesti aru. Ma tahan, et minu järglastel oleks suhteliselt turvaline ja hea elada, et nad saaksid ennast teostada ja välja arendada maksimaalsel viisil. Juhul nüüd, kui meie ühiskond nõrgeneb nii, et me ei suuda ennast sisemiselt või välimiselt kaitsta või me ei suuda toimida ühiskonnana seetõttu, et meil lihtsalt inimesi ei jätku või mingisugused muud halvad arengud, mis praegu on üksna ilmselgelt õhus, kui need arengud jätkuvad, siis sellist nagu praegust hetke, sest praegune hetk on meil tõesti hea ja ma ei räägi siin, et ma tahan praegust hetke säilitada moraalireeglite mõttes, ma tahan mis ma just ütlesin, et neil oleks turvaline elada, et nad saaksid ennast arendada ja et oleks inimväärne keskkond. Selle säilimist ma tahan. Aga need reeglid, mis meil praegu valitsevad, ei võimalda seda. Ja see muutumine tuleb halvemaks ja seda ma ei taha. Nii et seetõttu ma räägin agooniast ja ma ei taha seda agooniat. Ja seetõttu ma arvan, et me peame midagi oma moraali ja suhtumise osas muutma ühiskonna ja üksikindiviidi vahel, et ühiskond suudaks olla kestlik ja hea ja mõnus. Jah, ma ise kui mõtlen, et kui sa tõesti tahad, et maailm oleks turvaline ja kestlik, siis sa peaksid hakkama hoopis roheaktivistiks. Et ma väidan, et sinu lastelaste kõige suurem probleem ei ole mitte see, et kas mehed või naised võivad omavahel abielluda, vaid selles, kas neil on vett, mida juua ja õhku, mida hingata. Ja selles mõttes, kui tegeliku võitlus pidada, siis ma arvan, et panus on seal, aga võimalik, et ma usun, et ka see on sul oluline. Ja ka see on oluline, aga selle üle tuleb arutada ja tagada mingisugune, teha parimaid otsuseid selleks, et maailm oleks elatav ka keskkonna mõttes. Kas need otsused, mis tehakse praegu ja kas see praegune rohepoliitika Euroopa Liidus on nüüd kõige mõistlikum asi, on hoopis ühe teise diskussiooni teema. Aga loomulikult keskkond on oluline. Teisest küljest, kui sa nüüd mainisid, kes saab abielluda või kes ei saa abielluda, et see on jällegi fundamentaalselt täpselt seesama funktsionaalsuse küsimus, eks ole. Et kui see homoteema tõusis, siis oli jutuks, et see on nii-öelda sünnipäraselt määratud, kaasasündinud on see sättumuse 5% ja anname neile need õigused ja kõik on hästi. Aga ühiskond on nii, et seal on, eks ole, tõesti pool ja osa on geneetiliselt determineeritud, aga osa on sotsiaalselt konstrueeritud. Ja seda, mis Ameerikas on näha, eks ole, LGBT identiteet on 5% pealt nooremas põlvkonnas 25-30% peale läinud. Ja selle tagajärjed
sellele, kui palju on võimalik nagu moodustada normaalseid abielusid, kui palju ühiskonna jätkusuutlikkus kannatab või ei kannata, et seal on sellised pikaajalised asjad. Tõesti, ma olen täiesti selle poolt, et inimesel võiks olla õigus elada nii, nagu ta tahab, eks ole, ja selles ei ole ka nagu mul midagi selle vastu. Aga nüüd küsimus on, et kui sa teed sellest teatud mõttes nagu normi ja eriti kui sa hakkad seda propageerima, siis on see täpselt sama sotsiaalne konstrueerimine ja sa konstrueerid midagi, mis pikas perspektiivis on jätkusuutmatus. Nii et seal on see vahe. Nüüd ma olen Oudekile kohe peal sõna. Nüüd nad hakkasid kultuurisõda pidama. Et isegi siis, kui liberaal arvab, et ta tahaks seda ära jätta, siis ta ei jäta seda ära. Ja nii, see oli väga hea selline näide. Jõudsime taas kord küsimusele, kes võib sõlmida abielu küsimata, millised õigused neil inimestel on või kuidas me inimesi võiksime kaitsta. See, mida mina kardan, ei ole see, et ühiskond muutub, et ma kardan, et ta jääb samaks. Ja kui me midagi ei tee, siis ta jääbki samaks. Ja see sama tähendab just nimelt seda, et elukoht, puhkus, ravi, haridus on luksus. Ja see on ühiskond, mida mina ei taha. Ja see on võib-olla see käivitav jõud, miks ma küsin, et milline see ühiskond praegu on. Mis on tekitanud selle olukorra, et elukoht, puhkus, võimalus tööd teha. Võimalus tööd teha iseenesest on luksus. Noh, mõnele võib-olla see meeldib. Nagu ma ütlesin, mõnele see on kasulik. Ja üks võimalus lahendada on küsida, kellele see on kasulik ja kuidas see ära muuta ja küsida, mis mulle on kasulik. Mulle on kasulik see, et minusugused saaksid ka hästi elada ja võib-olla, et laiemalt hästi elada vältimaks sellist hullunud masside protesti, et see võib olla selline laiem väikekodanlaste veenev argument. Et kui siin juba, et avalik arvamus võib manifesteeruda aruteluna, aga võib ka manifesteeruda revolutsioonina, et üks või teine. Kas on võimalik ilma revolutsioonita suurkapitali võimu murda? Venezuela näitel võiks arvata, et võib-olla ei ole. Aga võib-olla me siin üritame. Nii. Minu meelest meil on siin veel väga palju asju, millele arutada. Jätkame seda mingisugune hetk. Aga praegu täname paneeli. Ja liigume meie viimase päevakorrapunkti juurde. Lõppsõnaks läheme akadeemiliselt ja poliitiliselt lainelt natukene poeetilisemale lainele, mis muidugi ei tähenda, et sisu akadeemiliselt relevantne ja poliitiline ei pruugiks olla. Sõna on kirjanikul ja tõlkijal Maarja Kangrol, kes ka oma loomingus on erinevaid ühiskonna valupunkte puudutanud. Ja ma saan aru, et Maarja on saanud olla meil selline kohapealne reageerija, et võib-olla tuleb luuletus või midagi sellist spontaanselt. Ehk siis tegemist ei ole pikalt ette planeeritud etteastega, vaid millegagi, mis on sündinud siinsamas koha peal. Palun. Tervist! Suur tänu väga inspireerivate ettekannete eest. Tõepoolest, minul palus Raivo Vetik teha poeetilise kokkuvõtte tänasest päevast. Muidugi see poeetiline kokkuvõtte tekitab must teatavat segadust, mida siis õieti mõeldud on. Ja tõepoolest keerasin kokku ka ühe luuletuse kõigil nendel teemadel, millel täna siin sõna võeti. Mina olen nõus Oudekiga, et hästi peab elama, kui elada, siis hästi. Ja püüan Kirjanike Liidu esiisikuna igal võimalusel seista selle eest, et loovisikud kitsamalt siis
autorid ja tõlkijad saaksid hästi elada. Ma isegi kirjutasin sel teemal just äsja Sirpi ühe kolumni, mille pealkiri on kas kirjanik peaks sööma kalamarja ja ma muidugi leian, et peaks, kui see kala suhtes on vähegi eetiline, et nii nagu siin ka Marek juba viitas, see kultuurisõdade küsimus võib-olla nihkub tõepoolest, või mitte võib-olla, vaid päris tõsiselt nihkub ökoloogiasõdade valda. Ja ma olen Marekiga ka täiesti nõus, et inimese agentsus on see, millesse me peame uskuma, meil ei jää lihtsalt muud üle. Kui me tema toimevõimesse ei usu, siis mõjub see ju tohutult demotiveerivalt. Ja mina loovisikuna kuulun nende sekka, kes teostavad sellist erilist marksistlikku programmi, et me kirjeldame maailma niimoodi, et see sageli tulevikus osutub ka niisuguseks tõeversiooniks sellest uuest ühiskonnast. Mitte, et mina isiklikult nüüd väga suuri teeneid ses vallas omaksin. Aga lähen võib-olla nende väikeste märkmete juurde. Kõigepealt ma ikka võtsin tõsiselt ka seda ülesannet, et peab päevast kokkuvõtte tegema ja hakkasin mõtlema selle peale, et kuidas poeetiliselt lahendada seda demograafia küsimust. Tööjõud kaob, kapitali tuleb juurde. Selle kapitaliga võiks siis sellest samast Tallinna Ülikooli hoonest ehitada vanadekodu. See ei ole muidugi üldsegi ainult Eesti keskne küsimus. Mõni aeg tagasi, kui te juhtusite lugema, ilmus London Review of Booksis David Runciman'i vastava teemaline artikkel Are we doomed, kus ta siis leidis, et kõik need konvergeeruvad kriisid viivad lõpuks inimkonna kadumiseni. Ja seal ta ka sedastab mõtet, et võib-olla see ongi ühe liigi ja niisugune loomulik elukaar. Liigid tekivad, õitsevad, paljunevad ja ühel hetkel kaovad, käivad alla ja hävivad. Aga iibepaanikaga ei pane me ju küll kedagi sigima, see on vist üsna selge. Ja minul on selline tunne, et toetuseks, muidugi need on igati toredad, hooletöö väärtustamine on väga vajalik meede, aga mina olen üks näide sellest sigimise failist. Ma isegi tänapäeva mõistes üsna noorena alustasin teed selles suunas, et ikka järglane saada, ma olin 30, aga ei õnnestunud see. Ma mõtlen, et teadus oleks see, mis aitaks kaasa inimkonna säilimisele ja meie Eesti rahvuse säilimisele samamoodi, et töötage selles suunas, et 40-50 inimesed saaksid sigida või ka päris sellised korralikus vanaema, vanaisa eas inimesed, kellel on kogu elu juba paigas, maailm on läbi rännatud, karjääri tipp on kas käes või inimene laseb sellel rahulikumalt juba mööda saada. See oleks õige aeg, kus inimene võiks järglasi saada ja nende eest hoolitseda. Ühesõnaga, minu lahendus, kui ma vähegi suudaksin maailma muuta, oleks see, et demograafia kriisist aitaks meid välja teadus, kes laseb sigida üha vanemaealistel inimestel. Mis mulle väga meeldis, oli Hans H. Luige ja ettekanne või mõned need tema seisukohad, mida ta väljendas, tuleb tõepoolest välja, et kohati on inimene sotsialist oma vaadetelt. Tore oli kuulda seda, et ta leiab, et tema ja Indrek Neiveldiga ei pruugi me solidaarsed olla, et tõepoolest vaesus on üksikema nägu ja igasuguseid selliseid hüvesid tuleks jaotada vastavalt sellele, kellel neid on või kellel neid veel ei ole. Tema muudkui rõhus sellele kvaliteedile, valitsemise kvaliteedile, ühesõnaga avaliku sektorisse oleks justkui raha rohkem vaja või nad peaksid seda raha rohkem pakkuma ja inimestele, kes suudaksid kvaliteetset juhtimisteenust pakkuda,
aga noh, muidugi meritokraatia oleks tore asi. Mina nagu kultuurivaldkonnas ka leian seda, et loomulikult need meile eraldatavad rahad ja looja palgad peaksid üha tõusma ja see on selline igati vajalik meede, aga kui mõelda, et kuidas see kvaliteet tekib ja kellel on võimalus seda pakkuda, siis igasugused uurimused on ju ka näidanud, et kultuurivaldkond ja elu üldse ei ole väga meritokraatlik. Et kui me vaatame kas või 1,5 aastat tagasi avaldatud uurimust, see oli vist 2 paari Briti ja paari USA ülikooli koostöös valminud, kus siis selgus, et Nobeli teaduspreemia laureaatidest, võib-olla te teate, kui suur protsent tuleb ülemise 5% perekondade seast. Ühesõnaga, kui suur protsent neist tuleb perekondadest, mis kuuluvad oma maa 5 jõukama protsendi hulka. Ma arvan, et siin on inimesi, kes teavad seda. Ühesõnaga, see protsent on 50, üle 50. Üle poole Nobeli teaduspreemia laureaatidest tulevad siis top 5 seast ja selline keskmine laureaat tuleb sealt kuskil niimoodi 10%, 11% jõukamate seast. Et seal me näeme seda, et kas need on geenid, mis on selle tinginud, kas geenid on need, mis on andnud meie kirjanikele ande, nii ja naa. Aga kui vaadata, et minu meelest on Eesti kultuurisotsioloogiast nii palju asju veel tegemata, et tõepoolest kas või loojate sotsiaalse ja tausta uurimine ja selle valdkonna statistikat küll oleks põnev. Kui minul oleks mitu elu, siis ma kohe hakkaksin neid asju uurima. Rõõm oli kuulda siit saalist ka küll natukene vaikset märkust progresseeruva tulumaksu vajaduse kohta. Tore oli see, et Erik Terk ka samamoodi mainis sellise ühe apokalüpsise ratsanikuna ökoloogiat või seda ökoloogilist kriisi, millega tuleb sõdida. Ja Portugal, minu lemmikriik on ka olnud Portugal, täitsa huvitav oli vaadata, et tema samamoodi on seda jälginud, et kus asub Eesti suhtes Portugaliga. Mina olen täpselt seda sama teinud, Kreeka on juba möödas, nendest me ei räägi, aga Portugal on tõesti selline, et kes on all ja kes on peal parajasti. Rahvussuhete teema, ja see itta mineku jutt oli päris huvitav. Mina olen ennast alati pidanud suureks rahvaste sõbraks ja internatsionalistiks ja kui meil Kirjanike Liidus korraldati järjekordset raamatukogu tuuri, kus siis mingi seltskond kirjanikest sõidab või õieti mitu niinimetatud ekipaaži ehk kirjanike gruppi sõidab mööda Eesti raamatukogusid, siis mina arvasin, et Ida-Virumaa väisavad kirjanikud peaksid olema tingimata need, kes valdavad vene keelt ja kohe sain kriitika osaliseks. Kuidas siis nii? See tähendaks ju seda sama, et me jälle reprodutseerime seda niisugust vene keeles, ühesõnaga, et kultuurikogemus vene keeles, milleks sellega jätkata, et tuleb ikkagi saata eestlased, kes nii pani mõmm vene keeles. Ma ei tea, kui õige see on, aga teisest küljest ma vaatan, et kui Raivo Vettiku statistika siin näitas võib-olla mitte kõige rõõmustavamaid hoiakuid, mis on meie eesti venelastel või venekeelsetel inimestel selle Ukraina sõja suhtes,
siis jällegi ma ei tea, kas ma olen kuidagi nagu pime mingi nurga alt, aga mul on tunne, et Kirjanike Liidu venelased on kõik väga suured Eesti patrioodid, et nemad on osanud kuidagi leida selle oma viisi selle olukorraga suhestumiseks. Nemad kindlasti kuuluvad selle protsendi hulka, kes leiab, et see siis reaktsioon Vene agressioonisõjale Ukrainas on pigem nagu sidusamaks muutnud seda kogukonda. Ja paljud neist on nagu leidnud mingi missiooni selles, et nad kas promovad või toetavad Ukraina kirjanikke, et võin kohe öelda, siin Andrei Ivanov seisab ukrainlase Andrei Krasnjašihi eest, Igor Kotjuh on korduvalt Ukrainas käinud ja püüab nagu olla selline kultuuride vahendaja. Siis on meil veel Mihhail Trunin, noor Moskva oblastist pärit venelane, kes kirjutab eesti keeles. Ühesõnaga, tegelikult oleks muidugi, ma ütlen, huvitav kuulata nende vestlusi, kui nad ei tea, et mõni eestlane seda kuuleb, et millest siis räägitaks ja et kas mingisugused kultuurilised eelistused siiski on tunduvalt teistsugused kui meil. Ja nii, aga ma võib-olla ei raiska teie aega. Ja ühesõnaga ma veel seda ütlen, et meie venelased on mulle vahel pahaselt ette kandnud, need, kes Õismäel elavad, et Õismäel tähistatakse uut aastat kell 11. Vaat nii. Aga luuletus, jaa, tõepoolest tegingi luuletuse valmis. Ei oleks akadeemia vaikus kuld, kui vendlus saab kultuurisõjast tuld. Kas Eestis saabub nüüd apokalüpsis? Mis kurjam sellest taas ressursse lüpsis? Oh, laskem vanainimestel sigida, siis inimkonna lõpp ei oleks ligidal. Oh, hinnakem ka tublit hooletööd, et sigijailt ei kuuleks me adjööd. Oh, sektor avalik, sa köhib appi, siis tark kapitalist ehk tuleb appi. Oh, tulgu progresseeruv tulumaks, las rasva annab see, kes niigi paks. Kas see Eesti suudab täita kõigi mao? Et etnos ilmast nõnda pea ei kao, kas teeme rahvuslõhest väikse prao? No, продолжаем lõimumise tantsuga, kus eestimeelne Anja tantsib Antsuga, kus eestimeelne Vanja tantsib Antsuga. Aitäh teile! Kas Isamaa vaidlused on sellega lõppenud? On teie otsustada. Meie poolt on vastuvõtt korrus kõrgemal ja te saate otsustada, kas vaielda, vestelda või pidutseda enne apokalüpsist. Suur aitäh kõigile tulemast, suur aitäh kaasa mõtlemast, järgmiste kohtumisteni!